Esimene asjana me proovime uurida kumipaela elastrust. Nüüd esimese asi, mis me peaksime tegema, on nulli märamas seadma nii, et kui meil mitte midagi ei toimu, siis meil jõud oleks 0 ja asend oleks 0. Ehk siis praegult ma tõstsin selle siit lendu, et sensori peale ei mõju muud jõudu kui tema end raskus. Ehk siis selle koha peale peaks panema 0. Nüüd laseme selle uuesti siia peale. Sensori siia peale. Nüüd ta hakkas juba midagi näitama, millest saame siis tegelikult vankri massi teada. Ja nüüd selle koha peale võiks olla jälle asend 0. Ehk siis praegult meil mõjub sellele kumipaelale siis jõud 5 Newtonit. Et põhimõtteliselt peaks saama vist panna ka selle teistpidiseks. Et nüüd on meil eriti klaar pilt, et 0,51 Newtonit. See natukene kõigub, mis on teema digitaalsest mürast ja muust taolisest. Ja nüüd on selline katse. Algseis. Nüüd ma olen siia võtnud, et meil on 50 lugemit 10 sekundit ja see, mis me proovime teha, on siis venitada seda paela alguses aeglaselt ja siis kiiresti. Et aeglaselt paneme mõõtma selle asja nüüd. Nii, ja siis kui me võtame siit kinni ja venitame. Nii, me saame sellised graafikud. Et alumine sinine on asend, ülemine on jõud ja see on siis aeglase venitamise ja kokku laskmisega. Et need on ühed andmed, need me paneme sahtlisse. Nüüd nad võivad siin meil ekraani peal ka olla. Ja siis teine katse, mida me prooviks teha, on see, et ma venitan selle aeglaselt alla ja siis lasen üles kiiresti. Ma isegi ei tea täpselt, et missugust erinevust see teeb, aga me proovime selle järele. Ehk siis ma panen ta uuesti mõõtma ja siis ma venitan selle alla ja siis lasen üles minna. Nii, teeme veel. Nii. Nüüd tekkis meil siia sihukene segadik, et me võtame ikkagi vist mõõtmise 2. Et see on tegelikult ju kaunis graafik. Lihtsalt nüüd on see teema, et kas me midagi ka siit ära eraldasime, et zoomi sisse. Et kui me vaatame siit neid andmepunkte, siis tegelikult neid siin on ka. See on see koht, kus meil see vanker üles visati. Eks ole, see on see koht. Ja zoomi sisse, ehk siis see siin. Ja see ei ole liiga kiire protsess, me näeme selle ära. Et selle teise otsaga siin, et selle on juba keerulisem. See on meie esimene põrge, et see on selle kiiruse jaoks liiga kiire, aga sellega siin võiks ju rahule jääda, et siin on need punktid olemas. Ehk siis nüüd on meil kuigi jah, tegelikult ei ole vist seda ka piisavalt kiire, sest et mis tähele panna, et selle ehk siis siin läheb jõud 0, et selle koha peal visatakse juba vanker lendu, ehk siis siin edasi ta lendab ja siin ta kukub uuesti maha, ehk siis reaalselt selle tõusu peale meil on jätkunud ainult siis 1, 2, mida siis 3, 4 katsepunkti, mis on vähe. Ja võtaks selle katse ikkagi uuesti nüüd ette ja paneks siia rohkem. Tühista ja siis me tahame ikkagi jätta selle meelde. Nüüd kõik mõõtmised on meil siin. Nüüd vaatame, kas me saame siia peale panna kiirema katse ka. Et paneme siia näiteks 1000.
nüüd läks meil ekraan kollaseks. See kollasus tähendab seda, et reaalselt meie ultraheli või see asendisensor ei suuda nii kiiresti, jõusensor suudab. Et selle asendisensori maksimaalne lahutus on 50 korda sekundis, et see oli enne ka seal peal. Ja kui me niimoodi siia kirjutame, siis me saame vähemasti selle jõu kiirema mõõtmise. Ja nüüd prooviks seda asja korra selliselt veel. Ehk siis võtame ja sikutame ta alla ja siis laseme minema. Ja siis teeme veel seda korra. Ja siis teeme seda veel korra. Ja vist rohkem ei mahtunud. Nüüd ta mõtleb. No, okei, seal vist oli liiga palju mõõtepunkte ka. Ehk siis on see 10 000 mõõtepunkt, et ma unustasin panna selle mõõteaja lühemaks. Et sellepärast ta nüüd jäi pikalt mõtlema. Ehk siis 10 000 punkti on päris karm talle. Aga lõpuks ta saab sellega hakkama. Ja siis nüüd me paneme selle igaks juhuks kohe sahtlisse ära ja nüüd vaatame seda viimast mõõtmist. Et nüüd on see pilt siis selline. Et kui ma nüüd suurendan selle sisse ja panen siia selle käima, siis eks ole, jõudu on nüüd siin palju rohkem. Te näete, kuidas siin ei see sammunegi ülemine graafik käib punkthaaval läbi, aga selles alumises graafikus on neid mõõtepunkte palju vähem. Nüüd on siin alles järgmine. Aga ikkagi see jõud on veel paremini siin paigas ja me äkki suudame sellega midagi teha selle katsega pärast. Vähemalt on ta meil siin olemas. Et eks siis meil tekkisid sellised graafikud. Aeglane, üks kiire, teine kiire ja siis nende andmetega peaks olema võimalik teha analüüsi. Näiteks kui ma võtan siit ise esimese katse ja ma panen siit ajaks, panen ma näiteks X-telje peale panen mitte aja, vaid asendi. Siis ülemise graafiku peal on mul nüüd jõud ja asend ja see graafik, siis ma saan jõu ja jõu ja siis vankri asendi vahelise sõltuvuse. Ja siin te näete juba on midagi valesti, et siis see teekond läheb siit niimoodi ringratast ja siin kuskil, ehk siis sinna ja tagasi teekond ei ole, ei lähe mööda ühte seda graafikut selle jõu ja asendi graafiku peale, et kuskil läheb just midagi kaotsi, et kui ma võtan selle kolmanda graafiku, siis ta ka siin on nagu sellised asjad olemas. Ehk siis siin on mingisugune segadus ja seda me võiksime mõtestada. Ja siis, ehk siis ajaliselt on need jätkuvalt sellised ja siis esimeses mõõtmises me saame niisugused andmed.